Päevakaja. Tere õhtust, kell on 6. Eesti raadiouudiste toimetus teeb kokkuvõtte 26. oktoobrist. Alustame Eesti uudistest. Täna algas Tartus 7. haridusfestival. Festivali teema on koosõppimise kunstid. Tänavune haridusfestival keskendub koosõppimisele ja meie tavapärase õpiringi laiendamisele, nii linnaruumi kui ka mõnelgi korral meile tavapäratutesse koosõppimisvõimalustesse. Tartu on ju nii muuseumite, kultuuriasutuste, ürituste ja huvikeskuste kui ka suurepäraste inimeste poolest väga rikas. Parimad neist kogunevad täna õhtul Tartu Annelinna gümnaasiumi aulas. Nendega koos on meil võimalik oma teadmiste ja tunnete maailma tunduvalt laiendada, ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. Jätkame kultuuriga. Just hetkel algab Tartu Annelinna gümnaasiumis Vene laulufestival, millest tänavu võtab osa 142 noort ja nende juhendajad vene keele, võõrkeelena ja muusikaõpetajate seast. 7. aastat toimuva festivali teemaks on laul, mis jääb, ning kavas on eelmise sajandi 60. aastate populaarsemad estraadilaulud ja pillilood. Ja lõpetuseks ilmast. Õhtuks on ilm päevapilvedest selginenud, puhub hoogne muusikatuul idast. Mitmel pool sajab rõõmupisaratest vihma. Tartus Annelinnas on võimalik näha tähesadu ja tähelendu. Samuti siin Kaunase puiesteel püsib pidulik meeleolu. Publiku temperatuur on kõrge ning lähitundidel need sooja maksimumid püsivad. Sellega lõpetame päevakaja ja järgmisena on meie eetris otseülekanne kutsuvast tulukesest.